Kui mõtleme koguduse noortetööle, on loomulikult oluline, et noored leiaksid sõpru ja saaksid positiivse mulje kogudusest ning kristlastest. Kuid kõige olulisem eesmärk koguduse noortetöös peaks olema see, et noor õpiks tundma Jumalat ja et tema usuelu saaks kasvada. Kristlikust vaatenurgast saame Jumalat tundma õppida eelkõige selle kaudu, kuidas ta on iseend meile ilmutanud. Me võime küll teha mõningaid järeldusi Jumala kohta selle kaudu, kuidas ta on loonud maailma, kuid kõige olulisem ja selgem viis Jumala tundmaõppimiseks on kuulata Jumala sõna, mis on piiblis ja mis räägib meile Jeesusest. Seetõttu on äärmiselt oluline, et koguduse noortetöös kasutatakse piiblit ja piibliõpetus on korralik. Noortetöös tuleks piiblit õpetada noortele sobival viisil, mitte igavalt, vaid loovalt ja kaasavalt. Piibliõpetuse korraldamiseks on palju erinevaid viise. Mõnikord võib läbi viia traditsioonilise piiblitunni, kus kõneleja räägib ja teised kuulavad, kuid see nõuab head esinejat. Samas on sageli noortele huvitavam ja vähem ettevalmistust nõudev viis siduda piiblikohad tegevuste ja aruteludega. Üks hea meetod on lugeda sobiv piiblikoht koos noortega ja arutleda selle üle ettevalmistatud või hetkel esile kerkivate küsimuste abil. Teine võimalus on lasta noortel teha piibliloost või sellest tõusvast teemast näiteks näidend, koomiks, lühifilm või maal. Mõnikord võib ka vaadata piiblilugudega seotud filme või valmis filmitud piibliõpetusi. Noortejuht saab siin kasutada oma loovust ja küsida ideid ka noortelt. Kui noortejuht on oma noortega hästi tuttav, oskab ta paremini hinnata, milliseid meetodid töötavad just nende puhul. Olenemata kasutatavast õpetusviisist on kõige olulisem siiski õpetuse sisu. On tähtis, et koguduse noortetöös õpetatakse Jumalast õigesti, selliselt nagu ta on. Kuigi inimestel on erinevaid arvamusi Jumala kohta, ei muuda see tõsiasja, milline Jumal tegelikult on. Ta on selline, nagu ta on ennast meile ilmutanud. Noortejuht ei pea kartma noortega piiblit lugeda ja Jumalast rääkida. Selleks pole vaja olla piibli tundmise ekspert. Avatud meel ja ausus piibli vastu kannavad kaugele. On täiesti normaalne öelda, et ei tea kõiki vastuseid, aga otsida neid koos noortega. Kõige tähtsam on, et piiblit üldse loetaks, sest sealt kuuleme, kes Jumal on ja milline on tema tahe meie vastu. Piibel õpetab, et selles sõnas on vägi ja paljud kristlased on seda ise kogenud. Laias laastus räägib piibel sellest, mida Jumal meilt nõuab ja mida ta meile annab. Ükski inimene ei suuda Jumala tahet täielikult täita ja seetõttu on oluline, et noortele jääks kõlama sõnum Jumalast, kes on meie vastu armuline ja on valmistanud meile päästetee Jeesuse Kristuse läbi. Üks rusikareegel on, et koguduse noortetöö piibliõpetuses peaks Jeesusest rääkima palju. Paljud kristlased on arvanud, et kogu piibel räägib Jeesusest. Piiblit on oluline lugeda ka tervikuna. Piiblis on palju kohti, millest võib olla keeruline aru saada, kuid keerulised piiblikohad avanevad sageli teiste piiblikohtade kaudu. Tihti saame piibli sõnumist hästi aru, kui loeme seda mõttega. Samas vajame mõningaid eelteadmisi, et piiblilugude kõiki nüansse mõista. Kes olid näiteks variserid ja tölnerid, kellest Uues Testamendis palju räägitakse? Mida tähendavad sabat ja patuohver? Need mõisted olid oma aja inimestele selged, kuid meile on need võõramad. Meie ja piiblitekstide vahel on suur ajaline ja kultuuriline vahe, mis vahepealt teeb arusaamise raskemaks. Õnneks on aga paljud inimesed uurinud piiblit ja meil on olemas kirjeldusi ja abivahendeid, mis aitavad piibli maailma avada. Oma võimete ja aja piires saame nendega tutvuda. Noortejuht võiks olla tuttav piibli üldise sõnumiga. On olemas häid raamatuid, mis pakuvad ülevaadet piibli ajaloost ja suures osas ka selle teoloogilisest sõnumist. Samuti tasub kaaluda, kas on võimalust osaleda mõnel piiblikursusel. See on hästi kasutatud aeg, isegi kui te ei tegutse noortejuhina.
Piibliõpetuse korraldamiseks on esimene samm mõista, mida iga piiblikoht tahab öelda ja kuidas see asetub suuremasse pilti. Tavaliselt pole vaja keskenduda liiga palju üksikasjadele, vaid küsida, milleks see piiblilugu on kirjutatud. Mida see piiblilugu tahab õpetada? Vastus on sageli lihtne ja lühike. Teine oluline samm on küsida, kuidas see sõnum puudutab noore elu ja mis on selle tähendus meile tänapäeval. Selleks pole vaja sügavaid eelteadmisi või kraadi, vaid igaüks võib mõelda seda ise ja arutada koos teistega. Piibli sõnumi toomine tänapäeva ja meie isiklikku ellu on väga oluline osa piibliõpetusest. Ilma selleta võib piibel jääda noorele kaugeks ja ebahuvitavaks. Tasub siis sellesse panustada. Piibliõpetuse korraldamine pole kõigile noortejuhtidele lihtne ja igaüks vajab selleks tuge ja abi. Õnneks on olemas palju abimaterjale, mis avavad meile piibli maailma ja annavad ideid. Samas on abimaterjalide rohkus noortejuhtidele ka väljakutseks. Piibel ennustab, et maailmas tulevad valeõpetused, mida pakuvad inimesed, kes esitlevad end Jumala sõnasaatjatena. Piibel ise kutsub meid hindama ja kaaluma õpetust, mida me kuuleme. Kui kaalume, kas mingi piibliõpetus on õige, tuleb küsida, kas see on kooskõlas piibli terviksõnumiga? Kas see on, mida kristlased on alati uskunud alates Jeesuse esimestest jüngritest? Kas see tõstab esile Jeesuse tähtsust, tema ristisurma ja ülestõusmise tähendust? Kas see tõstab esile Jumala au või inimese au? Kas see õpetus vabastab inimesi või seob neid reeglitega, mida piibel otseselt ei nõua või mis pole olulised? Materjale on nii palju, et noortejuhil pole alati võimalust ja oskust neid kõiki hinnata. Kui on kahtlusi, tasub küsida nõu kirikuõpetajalt või teistelt kogenud kristlastelt. Noortejuht ei pea alati ise piibliõpetust andma ja vahel ongi kasulik kutsuda külalisi, kes võivad korraldada noortetöö sisulist osa. Küsida võib näiteks kirikuõpetajatelt, missionäridelt ja teistelt usaldusväärsetelt kristlastelt. Piibli lugemist ja õpetamist ei pea eraldama palvest. Kristlikust vaatenurgast ei saa inimene üksi täielikult Jumala sõnast aru saada, vaid Jumal ise avab meile püha vaimu kaudu pühade kirjutiste tähenduse. Seetõttu on oluline alati palvetada, kui hakatakse piiblit lugema. See, kas me mõistame piiblit õigesti, ei sõltu lõppkokkuvõttes meie tarkusest ja oskustest, vaid püha vaimu tööst. Võib juhtuda, et me ei saa kohe kõigest aru, mis piiblis kirjas on, kuid siiski teeb Jumala vaim tööd meie sees ja meie keskel. Kas noored saavad aru ja usuvad, ei ole lõpuks noortejuhi saavutuse või ebaõnnestumise küsimus, vaid see on Jumala kätes. Koguduse noortetöö peamine eesmärk peaks olema, et noored saaksid kuulda Jumalast ja võimaluse uskuda. Jumalat õpime tundma eelkõige selle sõnumi kaudu, mida me leiame piiblist ja piibli keskmes on Jeesus Kristus. Selle tõttu on väga oluline, et koguduse noortetöös õpetatakse piiblit õigesti ja noortele sobival viisil. Piibliõpetuse viisid võivad olla leidlikud ning tasub siduda piiblikohad tegevuste ja aruteludega. Ideid ja tuge saab ammutada abimaterjalidest, kirjandusest ning teistelt, näiteks kirikuõpetajatelt ja usaldusväärsetelt kristlastelt. Kõige tähtsam on, et koguduse noortetöös kasutatakse piiblit ja noortele jääks kõlama sõnum Jumalast, kes on armuline ja armastab meid väga.